kuna Hiiumaa on saar ja me oleme üks, ei saa siin öelda, et mis on riigimaa, mis eramaa, mis on MTÜ-de oma. Et palun, kas te olete teinud mõjuanalüüsi, mis puudutab Hiiumaa kaitseala loomine, mis puudutab siis Hiiumaa kas töökohti ja nende muutust, maksutulu kohalikule omavalitsusele, milline mõju on sellel meie turismile ja meie inimeste heaolule. Et kas selline analüüs on tehtud ja kui ei, siis millal see tehakse? Kahjuks pean vastama, et sellist analüüsi oleme teinud. Aga millal see tuleb? Siin ma olen kahjuks vastuse võlgu. Siis sooviks seda protokollida, et seda oleks meile väga vaja. Jah, et enne vist jäigi ütlemata, et meie koosolek ka salvestatakse Teamsis või ütlesid neile seda. Ja me protokollime selle kindlasti. Väga hea. Esitlusest tuli välja, et piirangud mingil ajal piiravad ka inimeste liikumist kaitsealal üldse. Ja praegu, kus meil on probleemid inimestel esiteks vaimse tervisega ja soovitatakse just looduses liikuda, teha sporti värskes õhus ja kus meie metsad on väga atraktiivsed ka inimestele, kes meid külastavad, et neid näha ja vaadata. Et siit küsimus, et miks sellised piirangud on praegu tehtud siis liikuvusele meie RMK metsades, kus me oleme siiamaani saanud käia ja seda nautida ja seda ka hoida. Et avalik huvi ei ole ainult loodus, vaid ka inimeste tervis ja kas te eeldate, et inimesed Hiiumaal ei oska seda loodust siis hoida, kui nad seal metsas jalutavad, käivad, sõidavad rattaga, kasutavad metsasaadusi. Et kohati tundus siit jutust, et piiratakse ligipääs ka merele, et tõesti, meil oli kunagi Nõukogude piirivalve, kes keelas mere äärde minna, nüüd te keelate metsa minna, et meie traditsiooniline rannakalurid on küll väga õnnetud, ma kujutan ette. Et miks selline piirang? Ma ütleksin, et liikumispiirangud on väga väiksel pindalal. Need on alla 100 hektari. Ja need on kohtades, kus inimesed üldjuhul ei käi. Ja miks nad vajalikud on? Vajalikud on nad selle jaoks, et võib-olla me oleme küll juba selle lahingu kaotanud, aga üks liik, kassikakk, Eesti suurim kakuline, tema käekäik on viimastel aastakümnetel väga halvasti käinud. Ta on välja suuremas ohus. Ja tema kaitseks tuleb pingutada ning selle tõttu tuleb ka need piirangud seada. Kas on tehtud mingi analüüs, et liikumispiirang metsas käimisel segab kassikakku? Jah, ta on kahjuks väga inimpelglik liik. Kolmas küsimus. RMK on riigi tööriist ja riik saab seada majandamise piiranguga ilma kaitseala loomiseta. Miks seda ei kasutata seda võimalust? Palun, kas kordaksite, et ma ei saanud? RMK on riigi oma. Riigi tööriist, et miks riik ei kasuta läbi RMK, kui on vaja mingit piirkonda kaitsta, milleks peaks tegema siin looduskaitseala jäiendavaid kogu aeg juurde? Et see on riigimets ju? Jah, see ongi riigimets ning et mõju eraomanikele oleks minimaalne, võetaksegi kaitse alla just riigimetsad. Ma ennem näitasin, mis on Eesti riigi eesmärk Euroopa Liidu poolt juba pandud. Et me ei peaks maksma võimalikke trahve, et meie looduskeskkond säiliks, et see Hiiumaa oleks sama ilus, kui ta on seni olnud, et siin käiksid turistid, et hiidlased naudiksid, saaksid metsa nautida, ongi vaja ju see kaitse alla võtta. Ma lisaks võib-olla seda ka,
et meil on üks olulisemaid seaduseid, mis looduskaitset reguleerib, looduskaitseseadus ja looduskaitseseadus ju ütleb meile, et meil tuleb võtta olulised alad, olulised liikide elupaigad tuleb võtta riikliku kaitse alla, mis muidugi ei tähenda, et RMK ise ei või oma metsa hoida. Nii, mina siis jätkan, sain mikrofoni oma kätte, et Hiiumaa Metsaseltsi osad ettepanekud olid ja küsimused olid sul välja toodud, seal vastuse saime põhjalikuma ja seesama, mida Anu ka siin täiendavalt küsis, et seesama tööhõive Hiiumaale ja ma esitan pikema küsimuse, et sa oled siin väitnud, et töökohad võivad suureneda, aga ma saan aru, et analüüsi ei ole, aga see ka palun, et protokollitakse, et see mõjuanalüüs, kuidas ikkagi erametsaomanikele ka mõjub, see täiendav kaitseala, sa väidad, et see ei mõju. Me juba teame, mis juhtus peale rahvuspargi ettepanekut. Toimus väga suur raie, sest inimesed on ohus. Praeguseks me oleme jõudnud sellele, et Hiiumaal on Eesti kõige madalamad puiduhinnad. Kui nüüd see maht läheb veel allapoole, siis siin juba enam mitmeid aastaid ei investeeri Hiiumaa ettevõtjad metsatehnikasse. Hiiumaa metsatöötajad on täna aprillis, mais, juunis, juulis töötukassal meie kõigi pidada, eks ju. Et kui me ütleme, et see ei avalda mõju, siis me petame ennast. Ja seda me võime oodata neid uusi elanikke, kes tulevad, aga me peame ka läbi analüüsima, kuhu lähevad need inimesed, kes siin saarel enam tööd ei leia. Ja tõenäoliselt nad võtavad oma pered ka kaasa, nii et palun see analüüs ka teha. Ja siis ma tahaks, et sa räägiks riigieelarve sellest tuludest, mis on ilusti seletuskirjas lahti kirjutatud, need miljardid. Et peale vastust sai põhjalikumalt loetud ja inimestega siin uuritud, et nendest miljarditest mitu eurot jõuab Hiiumaale. Ma saan aru, et see on niisugune teoreetiline, et millega nagu Eesti riik mingid kohustusi kuskil katab. Aga kui palju sellest jõuab Hiiumaale? Tänan, hea küsimus. Kahjuks ei oska ma vastata. Selles mõttes, et need nii-öelda majanduslike ja ökoloogiliste mõjude analüüs, mis meil seal seletuskirjas on, et see on meil põhimõtteliselt kokku lepitud ministeeriumiga, et millised mõjused me kajastame seal, et muidugi loomulikult võiks igasuguseid mõjusid nagu arvutada ja analüüsida ja kuni globaalsete mõjudeni välja, aga lõppkokkuvõttes me kõiki asjaolusid niikuinii ei suuda arvestada ja sellepärast on praegu kokku lepitud sellised mõjud, mis on seal seletuskirjas. Ja see on tehtud praegu niisuguse metoodika järgi, nagu see seal seletuskirjas on. Et alati saab loomulikult teha ettepanekuid, et võib-olla peaks veel midagi kajastama, eks me siis saame seda ministeeriumiga arutada. Aga seal vastukaaluks sellele majanduslikele kuludele või saamata jäänud tuludele on siis ka see, mida see loodus meile pakub. Et Keskkonnaagentuuril on selline projekt nagu ELME projekt, mille käigus nad on siis üritanud nii-öelda rahasse arvutada ökoloogilisi teenuseid. Et kogu see süsiniku sidumise teema, see koriluse teema, et mida inimesed loodusest vastu saavad, puhas õhk, puhas vesi ja nii edasi. Et Keskkonnaagentuur on üritanud seda arvutada ja panna nii-öelda inimkeeli, et inimesed rahast saavad paremini aru, et ei pane väga tähelegi, et iga päev hingavad puhast õhku. Et see arvutus on ka seal välja toodud. Et nagu see on selline mitte otsene rahaline tulu, vaid väärtus. Mikrofon on minu käes. Mina Aivar Viidik, tavakodanik ja enda positsiooni
iseloomustamiseks ütlen, et mul on arvutis palju ilusamaid pilte kui need, mis Andres näitas. Aga mul on mõned uudishimu küsimused, et see sissejuhatus eriti jäi minu jaoks natuke lünklikuks, et paluks selgitust. Et kõigepealt see, et kui Euroopa Liidu direktiivis oli siis näidatud, et see kaitsealuste territooriumite maht peab olema 30%, siis kas see oli arvestatud koos merealadega või ainult maismaalad? Seal olid nii merealad, maismaad kui ka muud. Kohe küsin jätku küsimuse, et kas see protsent, mis Hiiumaa kohta oli esitatud, kas see oli ainult maismaalad või olid seal merealad ka? See oli ainult maismaa kohta. No aga järelikult see on ju ebaõige see number ja ma oma mälus sorides mäletan, et reaalselt on Hiiumaa nii mere kui maismaala kaitsealuste erinevate kaitsekooslustega nagu hõlmatud on kuskil 36 pluss midagi protsenti. Tähendab, eesmärk on, et nii merest 30% kui ka maismaast 30% oleks kaitse all. Ehk siis mõlema kohta kehtib, seda sa alguses ei maininud. No tabelis oli näha, et seal olidki eraldi need. Okei. Üks hetk. Siis on selline uudishimu küsimus, et nüüd oli see Eesti kaart siin ja protsendid, et kuidas on teistes maakondades see samasugune protsess toimunud, et mind pani väga imestama, Põlvamaal oli 8,8% vist. Umbes nii, jah. Et Põlva, nii palju kui mina Põlvamaal käinud olen, väga unikaalne looduskooslus, et ühesõnaga küsimus, et kas me üritame siis kaitsta ainult, kas Eesti Vabariik üritab kaitsta ainult Hiiumaad või tahetakse kaitsta ka teisi maakondi? No ütleme nii, et kui tulla tagasi ELF-i algse ettepaneku juurde, siis nende ettepanek ju oligi, et kuna Hiiumaal on metsad võrreldes Mandri-Eestiga, just vanad metsad, neid on suhteliselt rohkem säilinud. Et Eesti kohustus täidetakski nii-öelda Hiiumaa metsade arvel. Ohoo, see on huvitav informatsioon, et ma juba olen varasemalt tunnetanud, et Hiiumaa puhul toimuvad teatud liik inimkatsed ka poliitikute poolt, teatud erakondade poliitikute poolt, mille eesmärk on, kuidas öelda, inimtegevus saarelt võimalikult minimiseerida. Aga see oli lihtsalt kommentaari osa. Võib-olla täpsustaks, kui tohib, et Andres tsiteeris ettepanekut, et mis oli ettepanekus nagu öeldud. Ega nagu täna me kõike seda ala ju kaitse alla ei võta ja tegelikult on siin nagu, meil ei ole antud eesmärk, et igas maakonnas peab olema 30, vaid meil on eesmärk, et Eestis, üle Eesti on 30 ja nende loodusväärtustega on, et kui te olete isegi Eestis ringi sõitnud, et on mõned kohad, kus neid on rohkem ja on mõned kohad, kus on suured põllud või majandusmaastikud, et loodust me saame kaitsta seal, kus seda on. No seda enam mulle tundub, et see viimane vastus veenis vähemalt mind ka sellest, et Hiiumaa on siis näidis polügoon selleks, et Eesti üldine tase tõuseks, aga jällegi kommentaar, okei. Viimane küsimus. Kui või ma tooks ühe kommentaari siia, ühe fakti, et minu jaoks oli üllatav, kui vaatasin metsastatistikat. Et me kõik teame, et Hiiumaa mullastik ei ole kuigi viljakas. Samas Hiiumaa metsade keskmine tagavara on suurem kui Mandri-Eesti, kui Eesti keskmine. Et see fakt räägib juba iseenda eest, et meil on veel metsa, mida kaitsta, mida raiuda. Lihtsalt see, ei ole ekspert, aga tunnetuslikult tasakaal nagu
arengu ja loodushoiu vahel kipub natuke tasakaalust välja minema. Aga jah, viimane küsimus, et olen tõsiselt väga loodussõbralik inimene oma natuurilt ja toetan taastuvenergiat ja toetan igasuguseid rohetehnoloogiaid, aga küsimus on selline, et kui nüüd lisanduvad uued kaitsealad, et siis ühest küljest vähendab see riigi võimalust või ütleme siis läbi RMK teenida reaalset tulu, aga teisipidi peaks kohalikus kontekstis tähendama ka täiendavaid hooldusmeetmeid, hoolduseks laekuvaid summasid, hoolduskohustusi RMK-le. Et kuidas selle asjaga on, et ma saan aru, et see ümber kukkunud kuusk on seal veeaugus võib-olla tore, aga tegelikult see ei peaks olema eesmärk minu meelest. Et see kogu see looduskaitseline tegevus eeldab ju ka tegelikult ressursse selle koosluse, ma ei tea, hoidmiseks, säilitamiseks, kohandamiseks, arendamiseks ja nii edasi. Et kuidas selle poolega on? Et selles mõttes, et me vist nüüd sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndi pindalast ei maininud, aga praeguse kava järgi umbes 1/3 sellest kaitsealast on kavas arvata sihtkaitsevööndisse, mis tähendab siis ranget kaitset. Ja kuna seal on valdavalt metsaalad, siis metsa jaoks tegelikult, vana loodusmetsa jaoks on kõige parem lahendus looduslik areng, ehk seal ei olegi vaja midagi inimesel teha. Et teine asi on võib-olla rikutud soode ja rabadega, kus on tõesti vaja panustada ja taastada neid. Aga 2/3 sellest kaitsealast on kavandatud piiranguvööndisse siis eesmärgiga, et seal majandatakse metsa nii-öelda püsimetsana, et ei tehta uuendusraieid, aga küll RMK saab seal teha hooldusraieid, mida RMK niikuinii oma metsas teeb. Nagu nad teevad ka majandusmetsas, et selles mõttes, et me praegu ei näe, et seal oleks vaja nagu just looduse pärast väga palju ressursse, et need ressursid tavaliselt lähevad kõige rohkem närgalade taastamisele. Ja piiranguvööndis ongi, et valikraietega saab seda majandada. Lisaks hooldusraietele. Nimi Rein Nurman, Lellusele Jäiseltsi esindaja. Kõigepealt mul on nagu kentsakas oli kuulata seda sissejuhatus, kus Andres ütles seda, et vaatamata nende pingutustele ikkagi inimesed on saalis. Ehk et viide keskpäevale, see oli Keskkonnaametist sõltuv, ehk et kas te eeldasite siis seda, et rahvast ei tule? Tänan küsimuse eest. Paraku küll kõik siin saalis viibijadki ei ole kohalikud inimesed, vaid on pidanud tulema mandrilt. Ja lihtsalt selle tõttu see aeg sobis Keskkonnaametile kõige paremini. Kas see koosolek tehti kaitseala arutamiseks hiidlaste jaoks või tehti mandriinimeste jaoks? Eeskätt ikka hiidlaste jaoks, sest et see toimub ju Hiiumaal. Siis on mul, Toomas esitas tegelikult alguses kohe õige küsimuse, et kui neid sektoridiagramme näidati, ehk et see näitas Eesti seisu. Tegelikult oleks kohane see, et oleks seal näidatud Hiiumaa seisu. Ja ma arvan, et sel juhul kaob vajadus selle kaitseala tegemiseks. Ma ütleksin selle kohta, et Hiiumaa on osa Eesti riigist ja me peame vaatama riigi eesmärke, riigi ülesandeid. Me ei saa võtta ainult ühte maakonda. Veel kord, selle esitluse juures oleks pidanud olema näitama Hiiumaa seisu. Olen nõus sellega.
Ja aitäh, mina olen Silve Lotman Eestimaa Looduse Fondist. Ma ei ela Hiiumaal. Olen siin sellepärast, et Eestimaa Looduse Fond esitas selle ettepaneku ja kui neid põhjendusi minu käest tahate, siis võite ka küsida, kuigi praegust kaitseala ettepanekut peab ikkagi Keskkonnaamet kaitsma, sest et selleni jõuan. Aga kõigepealt tahan öelda seda, et mina ise tulen Lääneranna vallast ja meie kaitsealade protsent on suurem kui Hiiumaal ja saab täiesti elada seal. Vaatan praegu, et lähete meist mööda ja suur kadedus tuleb peale, sellepärast et kaitsealad toovad päris palju kasu ka ühiskonnale, eriti siin maaelule. Näidati ka Eesti Keskkonnaühenduste Koja kommentaare ja et neid ei arvestatud, et ma siis siiski ütleks selle uuesti, et need, või mitte uuesti, vaid et need alad, mis on plaanis siis teises etapis püsielupaigana kaitse alla võtta, et pigem tundub loogiline, et võiks kõik korraga menetleda, et oleks kõigil arusaadav, otsuseid tehtaks selgemini, mitte ei veniks pikalt ja hämmastab see, et kuigi see juba niigi vähendatud kaitseala ettepanek oli juba asutuste vahel kooskõlastatud, et RMK on veel teinud vähendamise ettepanekuid, et oli nagu selline, tunduks loogiline, et riik tuleb välja ettepanekuga ja siis seda enam riik ise vähendama ei hakka. Selle ELFi ettepaneku juurde korraks tagasi, et eelkõige oli siin ju eesmärgiks, et need metsad, nende ökoloogiline sidusus säiliks ja nagu korra kõlas ka, et kõik need ei ole mõeldud ka algses ettepanekus mitte üleni raie, et igasuguse raiepiiranguga, vaid osaliselt ka niimoodi, et seal saaks tegeleda püsimetsandusega, aga need suured uuendusraie langid, et need ei ohustaks elurikkust nendes metsades. Ja kindlasti ELF jääb oma rahvuspargi ettepaneku juurde, et siin pildil on ka näha, et suuremat osa meie ettepanekut ei ole arvestatud, et sellest on väga kahju ja me loodame, et nendes metsades siiski on RMK-l ka võimekus arendada sellist metsandust, mis hoiab neid metsaväärtusi, mis seal praegu on. Aga eelkõige on vaja sellega edasi liikuda, mitte venitada, et praegu meil on päris palju aastaid juba oodanud. Aitäh, ma selgituseks ütleksin, et need on natuke erinevad menetlused selle tõttu, et kaitseala moodustamise otsustab Vabariigi Valitsus, püsielupaigad otsustab kliimaminister. Et üks on Vabariigi Valitsuse menetlus, teine on ministeeriumi menetlus. Tere, Abi vallavanem Tiit Reha. Ainult üks ainukene küsimus. Miks te tahtite seda seaduse eelnõud vastu võtta nii, et avaliku arutelu ei toimu? Tänan küsimuse eest, seda ma ootasin. Kui vaadata looduskaitseseadust, siis looduskaitseseadus ei näe ette avaliku arutelu. Küll aga näeb ta ette küsida menetlusosalistelt, kas nad soovivad avalikku arutelu ehk avalikku koosolekut. Ehk Keskkonnaamet ei saa nõuda ega sundida ega vägisi teha mingit avalikku koosolekut, kui inimesed, menetlusosalised ei soovi seda. Ja meil on hea meel, et nii palju sooviavaldusi tuli ja et meil oli põhjust see koosolek teha. Vaatamata sellele, et me ei võta kaitse alla neid eramaid, vaid ainult riigimaad. Ja ma tahtsingi täiendada, et tegelikult me oleme päris palju käinud ka koosolekutel, kus me oleme ainsad osalejad, et meil ei ole mitte midagi avaliku arutelu korraldamise vastu, aga kuna tõesti me võtame kaitse alla ainult riigimaad ja riigimaa vahaldajatega oli juba eelnevalt räägitud, siis me eeldasime, et erahuvi ei ole nii suur, et seda koosolekut oleks vaja, aga kui see ettepanek tuli, siis loomulikult see näitabki, et seda on vaja ja selle me siis rõõmuga teeme ka. Nii, mina Inge Talts tahan öelda seda, et ma olen väga tänulik nii ELFile kunagi tehtud ettepaneku eest, kui ka sellele, et tõepoolest midagi läheb kaitse alla. Küsin seda, et kas erametsaomanike kaasamine looduskaitsealade moodustamisel jäi raha taha või millegi muu taha?
et see oleks tähendanud, kas see oleks tähendanud eraomanikele kompensatsiooni või see oli lihtsalt suur otsus, et eraomanikke ei puudutata. Võib-olla äkki tahab Elf kommenteerida oma algset ettepanekut kõigepealt või ei soovi? Et ma võin siis pärast vastata. Et tegelikult mina vaatasin niimoodi, et minu metsatükk seal Undamaa soo kõrval sobiks ka ju kaitse alla, aga seda te ei ole tahtnud võtta. Loomulikult kaitsen ja ma tahaksin öelda seda, et kui me räägime vaimsest tervisest ja metsa tervendavast mõjust, siis ma usun, et raielangid teevad õrnadele inimestele rohkem haiget kui see, et tema peab nüüd kusagil sihi pealt tagasi pöörama. Aitäh. Et selgituseks ma ütleksin, et algne plaan oli küll teavitada ka kõiki piirnevaid maaüksusi, aga kuna nende maaüksuste arv ületas 500 piiri, 500 arvu, et siis ka vastavalt haldusmenetluse seadusele, kui teavitatavaid on üle 100, me ei hakka neile personaalselt kirju saatma. Ehk me teavitasimegi ajalehes, et üle-eestilises Õhtulehes ja siis maakonnalehes, Hiiulehes teavitasime valda, vald teavitas, metsaseltsi teavitasime, Hiiumaa metsaselts tegi väga head teavitustööd. Jah, lihtsalt. Jah, nii see oli. Ma mikrofonita teised ei kuule, aga ma võib-olla ütleks, täiendaks, et küsimus oli selles, et miks me võtame ainult riigimaad, mitte eramaid kaitse alla. Et ettepanek oligi võtta riigimaad kaitse alla, et oli ju. Et selles mõttes, et meie lähtusime sellest ettepanekust ja riigimaad on lihtsam kaitse alla võtta, et eramaadega on alati keerulisem. Toivo Saue. Olen üks maaomanik, kes piirneb tulevase kaitsealaga ja suhteliselt põhjalikult vaatasin kaarte. Ma olen ka teen orienteerimiskaarte juba 55 aastat ja näinud igasuguseid metsi ja sellega kaitse alla võetakse nüüd 2 meie, ütleme nii, et parimat maastikku näiteks, kuid mul hakkan pihta sellest, et mul käes on hommikul tehtud väljatrükk Leemeti suusaradade piirkonnast, kus kunagi käidi hästi palju, buldooseriga lükkad rajad sisse ja nüüd on sealt osa nendest, osa oli ennem kaitse all, nendega saime ilusti hakkama ja nüüd on veel uus. 2004. aastal mais, 2. mail tehti Hiiumaa rahvuspark. Võite järgi vaadata, see eksisteerib Maa-ameti kaardil piirangud kitsenduste all. Siin on koodid kõik välja toodud ja puha ja nii, siis teine asi on see, et sellel kaardil ei näe, kus on piiranguvööndid ja kus on sihtkaitsevööndid. Jah, sellele kaardile me tõesti ei pannud, et mitte pilti liiga kirjuks ajada. Et avalikustamise ajal selle kaardi peal, seal on olemas piiranguvööndid, sihtkaitsevööndid. Uue loodava kaitseala kohta? Jah, see, mis avalikustamisele tuli. No selge, siis nagu eriti rääkida ei saagi, sest piiranguvööndil ja sihtkaitsevööndil on ikka väga suur vahe. Nõus. Ja ma ei ole lugenud kuskil seda piirangut, et uuele kaitsealla tulevad ka need piirangud, et üle 50 inimesega sellel ürituse korraldamisel on tarvis valitseja nõusolekut. Neid piiranguid ei ole. Et määruses on kirjas, et külastus, ma nüüd peast ei oska öelda, aga et külastusele ma tean, et piiranguid ei seata seal. No see puudutab ka seda, et erandiks on see liigi sihtkaitsevöönd, kus on viidimispiirang. Jah, ja kus need on? Ma võin näidata. Jah, ma
nägin, see on Kassikaku uus piirang. et üks Kassikaku ala on siin. Ja teine on tegelikult olemasoleva tahkuna looduskaitseala peal. Teame, juba orienteerujad peavad nendega arvestama, et 1. veebruarist, mis oli 31. oktoobrini, ei tohi seal teha massiüritust. See klubi poolt paluti või seda ka öelda, et kas Keskkonnaamet või keegi kompenseerib klubile tehtud kulutused, et kui orienteerusmaastik läheb kasutusest välja. Tähendab maastik ise, vaid selle kohta tehtud kaardid lähevad kasutusest välja ja seal ei saa enam pakkuda kümnetele, sadadele inimestele tervistavaid tegevusi. Sealhulgas ka täna toimub neljapäev Kaibaldi Nõmmel, kus looduskaitse silti all tehti metsa raadamist ehk uuesti liivik tuleks. Just nimelt Pihla Kaibaldis tehti liiviku elupaigatüübi taastamistöid. Selleks oli vajalik mets välja raiuda, raadata ja. Aga Pihla Kaibaldis ei ole viibimispiiranguid, nii et seal saab vabalt edasi sportida. Ja ka Kassikaku elupaikades ei ole aastariigsed piirangut, et muul ajal saab seal ju viibida. Lihtsalt inimene peab ka, me ei saa niimoodi laiutada teiste liikide arvel. Me peame ka teistele liikidele andma ellujäämisvõimaluse. Mul on värskemad andmed eelmisest aastat, mil Kassikakk on Hiiumaal pesitsenud. Vabandust, ma tuletan meelde, et meil on siin veebis viibijad ka, et kui võtate sõna, palun kasutage mikrofoni, muidu neid ei ole kuulda. On meil küsimusi? Kas volikogu liikmed tahavad keegi veel sõna saada ennem, kui siin kaugevalt hakkavad rääkima? Enne ei tutvustan Aira Toss. Sa, Andres, räägid kindlas kõneviisis, tuleb. Kas Eesti Vabariigis ei ole mitte nii, et eelnõust ei räägita veel kindlas kõneviisis? See küsimus ongi. Aitäh, Aira. Ma saan aru, sa soovid, et ma räägiksin tingivas kõneviisis. Jah, selles mõttes, et meie valmistame ette ja teades ka seda, et kas on valmidus seda otsust siis ka teha, et tõepoolest kaitse-eeskirja kinnitab Vabariigi Valitsus. Ei ole küsimus, on selline väike arvamus siit, et me ei vaide siin looduskaitse vajalikkuse üle ju keegi. Hiiumaa inimesed on aastakümneid siin elanud koos loodusega ja osanud ka seda kaitsta, eks. Et küsimus on täna selles, et kas pakutud lahendus on tasakaalus ja arvestab ka kohalikku elu, majandust ja inimeste heaolu. Et tasakaal peab olema ka siin. Et praegune ettepanek tekitab reaalselt probleeme. Kuna analüüs on tegemata, siis palun see ära teha. Esiteks töökohad ja majandus. Kui metsade majandamist piiratakse, väheneb töö kohalikele inimestele, jääb saamata maksutulu ning kaob osa kohalikust toormest, on see siis küte või siis ehitusmaterjal. Teiseks, mets ei ole ainult majandusressurss, vaid ka hooliv keskkond. Majandamata mets ei tähenda automaatselt paremat loodust. Küsimus on, kas hooldus ja tasakaal ka säilib. Kolmandaks on inimeste ligipääs loodusele. Piirangud, sealhulgas hooajalised liikumiskeelud, katkarajade sulgemised mõjutavad otseselt kohalike elanike ja turismi. Nüüd täna kuuleme ka jahindust, rannakalandust, kõik meie
pärimuskultuur on sellega seotud. Hiiumaa turism põhineb loodusel. Kui me seda ei kasutada, ei saa, kannatab kogu sektor, eks ole. 4. on inimeste heaolu. Et mets on koht, kus liikuda, taastuda, hoida vaimset tervist. Selliste võimaluste piiramine peab olema väga hästi põhjendatud. Miks ei tohi? Näita luba, küsi luba. Täiesti uskumatu. Ja otsustusprotsess, et riigil on olemas tööriist riigimetsa majandamiseks läbi RMK, et küsimus on, et miks ei kasuta olemasolevast võimalust. Kõige rangemad teed on siis teie meelest see kõige parem tee, et ei leia seda. Et meie seisukoht ei ole ei looduskaitsele, aga teeme seda siis targalt, proportsionaalselt ja koos kohalikega. Et palun arvestage ka meiega. Ma tahaks öelda seda, et me ei piira inimest, me ei pane kinni matkaradasid, me ei piira praktiliselt üldse inimeste liikumist. Et see ligi 100 hektarit Kassikaku elupaiku, kes tõesti on maas pesitseva linnuna väga häirimistundlik, et see on väga-väga väike osa sellest kaitsealast. Ülejäänud kaitseala on liikumispiirangu vaba. Teedel võib sõita jalgrattaga, et võib metsas käia, et see kaitseala kindlasti täidab inimeste tervise ja looduses liikumise eesmärki ja soodustab head elukeskkonda Hiiumaa inimestele ja turistidele, et selles mõttes, et me ei pane kinni neid kohti, kus saab minna rannikule, eks ole, et selles mõttes tegelikult on üsna leebe see kaitsekord, et põhiline on see, et ei tekiks neid suuri lageraielanke. Ja me peame arvestama ka nende liikidega, kes kaitset vajavad. Ja see ongi... Kas ma sain Andresest siis valesti aru, kui ta ütles, et nii kalameeste taotlust ei rahuldatud, jahimeestel on teatud asjad? Kalameeste osas on see, et me ei saa leebemaid piiranguid seada kaitsealal, kui on väljapool kaitseala, rannapiiranguvööndis. Ehk kalamehi see asi tegelikult ei puudutagi. Ja, et kui see ei oleks kaitseal, siis oleks need täpselt samasugused piirangud. Me ei saa kaitseala leebemaks minna, kui väljapool kaitseala on piirangud rannavööndis. See tähendab ka väljatoomist. Seaduse seletuskiri ütleb seda. Kasutage mikrofoni, teised ei kuule mida. Et saak ja püünised ikkagist, need ei pruugi olla lihtsalt nakkevõrgud, et need võivad olla ka mõrrad, mis on väga suured. Et ma saan aru, et looduskaitseseadus ei anna seal mingeid võimalusi, et kas on seda plaanis midagi muuta? Kahjuks praegult nii on ja ma ei oska öelda, kas on plaanis selles osas looduskaitseseadust muuta. Kindlasti tasub sinna ettepanek teha. See ei ole otseselt seotud selle kaitsealaga, et see kaitseala loomine seda nagu ei mõjuta. Aitäh, Andres Vanemaa. Esiteks aitäh Hiiumaa poolt meie ettepanekud praktiliselt kõiki arvestati. On vastastiku mõistmine võimalik täiesti. Teiseks üldine taust siia, et me teame, et Eesti kõige vanemad metsad on Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Ja looduskaitsjate otsus sellisest üldlooduskaitsepoliitikast lähtuvalt on siis arusaadav, et kõige lihtsam on Hiiumaal ja Ida-Virumaal seda metsa kaitsta. Nii et eks me oleme selles võtmes siin, midagi pole teha, kui meil kõige vanemad metsad on, siis meie poole kõige rohkem vaadatakse. Aga jutt on RMK-st ja riigimetsast selle kaitseala lisandumisega
jõuame olukorda, kus Hiiumaa riigimetsast jääb alla 30% majandusmetsaks ja ülejäänud on kõik kaitstav mets. Ja minu küsimus pigem RMK esindajatele, et mitu töökohta te siit ära koondate, kui palju vähenevad investeeringud infrastruktuuri, teedesse ja kõigesse muusse. Kui RMK juba vahepeal otsis endale uue kontori rendipinna võimalust, kas kontor kaob ja töötajad Hiiumaalt kaovad ära. Praegu nagunii juba suur osa RMK Hiiumaa töötajatest käib osalise töökoormusega mandril tööl, et siin mõju saab olema. Kuidas seda hinnata, seda oskab kõige paremini öelda RMK ilmselt ja mitte Keskkonnaamet. Aga silmi kinni panna ei maksa. Aga nüüd üks selline detailsem küsimus ikkagi konkreetselt Keskkonnaametile, et kui seda kaitse-eeskirja loen, siis siin on väga ranged piirangud ka piiranguvööndis, ehk et uuendusraieid ühelgi moel ei ole lubatud, on lubatud ainult ja valikraie. Ja samas, kuidas siis ikkagi Keskkonnaamet asjadele läheneb, et kui ma võtan Pihlakaibeldi kehtiva looduseeskirja, siis seal on lubatud turberaie langipindalaga kuni 2 hektarit ja lageraie kuusikutes kuni 1 hektar. Ma võtan praegu menetluses oleva Alutaguse rahvuspargi uue eeskirja eelnõu, siis seal on lubatud lageraie langi suurus kuni 1 hektar ja turberaie langi suurus kuni 2 hektarit. Ehk et kas Keskkonnaamet analüüsib ka kaitse-eesmärke ja erinevate raieviiside mõju nendele kaitse-eesmärkide täitmisele? Mulle tundub, et ei analüüsi. Või on teil olemas analüüs, kuidas raieviisid, ka turberaie, ka sanitaraie, ka harvendusraie, kuidas nad tegelikult kaitse-eesmärkide täitmist tagavad? Aitäh! Võib-olla alustaks vastamist sellest otsast, et taaskord tuletan meelde, et me võtame kaitseala ainult riigimaad ja RMK täna kaitsealade piiranguvööndis ei tee uuendusraieid, isegi siis, kui need on kaitse-eeskirjaga lubatud. Et meil pole nagu mõtetki panna seal muid raieviise ja eesmärk, juba ettepaneku eesmärk oli see, et vältida uuendusraieid ja RMK on olnud selle praeguse lahendusega nõus. Need teised näited, mis toodi seal, võimalik, et kui on ainult riigimaa, siis seal oli varem võib-olla mõni muu teine praktika ka raiete osas, aga tõenäoliselt on ka see, et paljudel kaitsealadel on ka eramaid. Et jah, see, kuidas mingi raieviis väärtuseid mõjutab, see sõltub eelkõige konkreetsest kaitseväärtusest, et kui meil on tegemist vana loodusmetsaga, siis ka hooldusraie mõjutab seda väga olulisel määral. Aga meil on olemas ka liike, kes siin oli ka enne mainitud, kes võib-olla tahavad rohkem valgust saada ja keda võib-olla harvendusraie ei mõjuta. Et see sõltub väärtustest, aga antud juhul riigimets nii-öelda RMK niikuinii uuendusraied kaitsealadel täna ei tee. Ma lisaksin veel seda, et looduskaitseseadus ei näe piiranguvööndis ette uuendusraiet. Looduskaitseseadus võimaldab kaitse-eeskirjaga lubada uuendusraiet, aga vaikimisi on piiranguvööndis kõik uuendusraied keelatud. Et järelikult nendes toodud näidetes seal oli lihtsalt kasutatud seda erandit ja lubatud teatud uuendusraied. Ja aitäh! Indrek Tammekend olen. Mina olen üks nendest ekspertidest, kes siin nüüd nende kaitseala tükikeste peal olen käinud rohkem kui ühe korra. Iga eraldis on mul üle käidud ja vaadatud, mis väärtused siin on. Loomulikult me teame, kuidas väärtustele metsamajandus mõjub. Selleks ei pea olema tark, kes terve elu seda tööd teeb. Lageraie korral metsade loosväärtused hävivad. Sellepärast nad erilised väärtused ongi, et nad on meie lageraie käigus hävinud. Samamoodi hävib kõiksugune muu väärtus.
puhkemajanduslik väärtus, mis Hiiumaa jaoks on, eks ole, võtmeküsimus. Igal juhul me jääme millestki ilma, kui me jätkame selle viisiga, mis meil praegu on, eks ole, riigimetsades ja rääkimata erametsades, mis enamus on juba selle välisomanike käes Eestis. Et me jääme lihtsalt nendest väärtustest ilma ja see hetk praegu siin Hiiumaal on ju hetk, kus me saame otsustada, et mingisugused suuremad väärtuse kontsentratsioonialad jäävad tallele. Ja seda me teame, et kuidas neid hoida. Tuleb vältida mitte majandamist, vaid liigintensiivset majandamist ehk lageraie. Ja lageraie on Hiiumaal otsustatud nende väikeste killukeste peal siin nüüd ära lõpetada. Sama on Alutaguse puhul, et Alutaguse puhul, Andres, eks ole, et kui sa oled kuskil lugenud, et seal on lageraie justkui lubatud, siis see lageraie ei lubatuks tegelikult ainult eramaade osas, mis oli varem kaitsel ja kus olid kitsalangina siis lageraielangi lubatud, et mitte täiendavaid piiranguid siis eraomandile tekitada. Aga riigimaade peal me ei pea, eks ole, olema mitte sisukad. Me saame teha otsuse väärtustest lähtuvalt ja siin Hiiumaal see otsus nii just tehtud on. Hästi kurb on siin kuulda, et kuidagipidi on hästi mitmed valeväited justkui läinud liikvele, et siin toimub inimeste liikumise piiramine ja takistamine. Need samad 2 kassikakku elupaika, nimepisikesed alad, need oleks liikumispiiranguga ilma selle kaitsealata. See on otse looduskaitseseadusest tulev nõue, et sellised liigid peavad olema ohu eest kaitstud ja kui keegi küsib, et kuidas see liikuv inimene siis seda kassikakku mõjutab, lihtsalt nii mõjutabki, et piisab ainult ühest korrast, kui kevadel see kassikakk munade pealt ära ajada ja need munad jahtuvad autumise hetkel maha, looted surevad ära ja järglasi tal ei ole. Kahjuks lihtsalt nii on. Ja loomulikult on kurb see, et need väärtused on samades kohtades, kus meie tahame liikuda, ilusad vanad valgusküllad männikud. Aga see on ka paratamatus, eks ole, et kui me nii intensiivselt raiume ja neid kohti ongi niivõrd vähe jäänud, siis need konfliktid on paratamatud. Ja paratamatu on siis ka see, et me teeme ühelt maalt otsuse, me tahame neid liike säilitada, siis me tõmbame oma tegevust koomale. Mina küll lootsin, et näiteks orienteerujad on ju igal juhul selles paadis, et kogu Hiiumaa, eks ole, väljaspool kaitsealasid asuv riigimets ei peaks olema lageraielank, sest teame, et ta varsti on. 10 aastaga on planeeritud ju kõik küpsed metsad, riigimetsad, eks ole, lageraiesse. See on arvestuslangi põhimõte riigimetsas. Riigimetsas arvestuslangi põhimõte ja nii ta kahjuks on. Ja et meil on siis valida, et kas me valime selle teed, et 10 aasta pärast need vanad metsad siin Hiiumaal on lageraielangid või me võtame kätte ja otsustame, et ei, me majandame seda Hiiumaa säilinud metsa tõesti, tarkade otsuste tulemusel säilinud metsa edaspidi niiviisi, et me kasvatame väärindamisahelaid, võtame sealt metsast puitu, millest me mõistame tõesti teha midagi rohkem kui haket ja müüa seda, eks ole, kuskil Inglismaa elektrijaamadesse. Et siin on minust valikute koht ja igal juhul mina loodan küll, et siin see valik kaldub selle poole, et me ei lähe kaasa sellega, et kogu Eestimaa saab intensiivmajandusega, eks ole, niimoodi üle käidud, et teatud väärtused lihtsalt kaovad meil igavesti. Aitäh! Tere, mina olen ka kohalik hiidlane, siis ütleks proua Anu Piilbergile, et endise giidina ma võin öelda, turiste me lageraieplatsile ei saa minna. Tulevad turistid, neile ei meeldi, kui me sõidame, üks lageraie, teine lageraie, 3. lageraie. Ja nad küsivad, kus see mets on. Aga kui jalutaks?
on saalis tükk maad metsandusega rohkem kursis olevad kui mina. Ja ma olen metsanduse teaduskonnast kui teisel eriala peal. Ja meil olid menetluspraktikad Järvsellal. Tol korral ei olnud selline nõukogude aeg, seal väga sellest looduskaitsest ei räägitud. Ja metsandusomad teavad paremini. Järvsellalist on 300 aastat olnud reservaadid. Ja mis metsad need reservaadid siis nüüd on? Härra, mis enne looduskaitse poolt rääkis, mis haridus teil on? Hea küll, mis haridus teil on? No selge, vahet pole. Jah, Hiiumaal kas kiidid luid ja läbi, kus ei sõida ka mööda. Vana Aarents võib lauas keerab teise külje, kui ta näeb, mis tema istutud metsas sai. Või minna Kõpu Suurekivi juurde või minna Ristna selle RMK maja taha. Ristna peale ühte tormimurdu, kui sealt paar hektarit männimetsa maha võeti koos kuuskedega. Pöördusin RMK poole, et kuulge, et seal on teil nii palju metsa, seal öeldi, ei, see on looduskaitse alla, seda ei tohi ühelt mitte midagi ära viia. Ja nagu ma ennem juba mainisin, kassikakk ei ela tihedas metsas. Kassikakk vajab väga suurt puude vahel. Ja kõige kuulsam kassikakku elupaik on Malvast kõige esimese äri taga, kust mingi paarkümmend aastat tagasi orienteerujatele öeldi ka, et seal on kassikakku elupaik. Enne ma olin seal igal pool jooksnud, polnud häda midagi. Ma vaatasin vahepeal kaarti, et väga paljud ilusad teede ääres männimetsad lähevad maha. Selle hariduse koha pealt tahtsin veel öelda, et Aira teab kindlasti, et kuidas tulevad männimetsad. Mänd on valgusnõudlik puulik ja ma ütlen seda, et mis mind nagu kõige rohkem kõrva kraabib, kui räägitakse harvendusraiest vanas metsas. See ei ole harvendusraie eesmärk. Võtke õiged väljendid kasutusele. Praegu te petate ennast. Jutt oli valikraietest. Jah, aga siin on harvendust nimetatud. Nüüd ma annan. Aitäh, head Keskkonnaameti inimesed ja Indrek, et ei ole ju ma kordagi rääkinud suurtest lageraielankidest. Ärge väänake sõnu. Et rääkisin erinevatest kaitse-eeskirjade sõnastusest ja tahtsin toonitada seda, et RMK on piisavalt pädev otsustama koos Keskkonnaametiga, kuidas neid raieid teha nii. Mida suurema võimalused Keskkonnaameti poolt oma kaitse-eeskirjadega RMK-le annate, seda mõistlikumad tulevad lahendused teie koostööst. See oli selle sõnavõtu eesmärk. Ja hakata lahkama siin erametsa ja riigimetsa erinevaid võimalusi, me võime lõpmatused vaidlust pidada siin. Aga usaldage oma asutust, tehke koostööd ja andke kaitse-eeskirjaga suuremad võimalused. Eesti riigi suund vähendada regulatsioone ja minna mõistlikuma tegutsemise poole võiks olla ka Keskkonnaametil üks tööriist. Ja küsisin tegelikult, kas teil on konkreetsed teadusuuringud, konkreetsed otsustusalused, kuidas ühes või teises elupaigas ei on vale väljend, kuidas ühes või teises piiranguvööndi metsas, välja arvatud need vanad metsad, kus lageraiet nagunii ei saa teha. RMK on oma regulatsioonid teinud. Ma saan aru, et te muretsete selle pärast, et RMK juhtkond võib vahetuda ja siis hakatakse lageraiet tegema. Ei, aga piirangud olid juba nendes eeskirjades siin olemas. Et lihtsalt see, mida mina palun, on see, et loominguline lähenemine, kaitse-eesmärkidest kinnipidamine riigi poolt ja mitte ebamõistlike piirangute tegemist. Annan edasi. Jah, mul jäi pooleli, ma tahtsin veel seda öelda, et kui me pärandkultuuri inventeerimist tegime, siis inventeerisime seda RMK sellel raha eest ja tutvusime väga paljudega Hiiumaal, Kõrgessaare vallas just oli minu piirkond. Siin on ka Käina valla piirkonna oma ja meil on jah, põlismetsa
kuid ajaloolised teavad, on kindlaks teinud seda, et 3 korda on Hiiumaa nüüd lähiminevikus mingi 400-500 aasta jooksul lagedaks raiutud. Ja Kõpus olid väga huvitavad metsad kui põlenud metsad. Ma sõitsin pärandkultuuri inventeerima Maie Eeseriga koos ja küsisin ta käest autos siis, et kas sellist Hiiumaad tahate, et mõlemal pool teed on kogu aeg võsa, sest Ida-Viru mehest tuli Hiiumaal ütleb, mis asja, teil on alt 6 meetrit palki puudu metsadel. Need on meie metsad siin. Ja Maie ütles ju seda, ta oli bioloog, on. Selge, kuid ka mulle õpetati seda, et servades üleminekutel, see on sama turismiteoorias ja on ka bioloogias see, et serva efekt on olemas bioloogiline mõiste, et ei saa olla, et kõik on ühesugune metspuha ja eriti ei saa olla, et kõik on üks maha langenud puude korre üraski söödud kuskide tallermaa. Et meil on tarvis igasuguseid asju, lageraietel kasvavad hoopis teised asjad tulevad, kooslused on teised, neid peaks kaitsma. Ja mis puutub põlismetsadesse, siis on see mõiste on täpsemalt põline metsamaa ja mets on teatavas asi, mis sureb ja kasvab. Minul tekkis nüüd natukene segadus selle RMK-le volituste andmistega, et kas loodusväärtuste kaitsmine on Eesti Vabariigis Keskkonnaameti ja Kliimaministeeriumi pädevus või Riigi Metsamajandamise Keskuse pädevus? Ma vastaksin seda, et ka RMK ju, nagu nad ise ütlevad, on riigimetsa hea peremees ja sellest sõltuvalt püüavad ka nemad nende hallata antud riigimetsas elurikkust hoida ja säilitada. Teisest küljest ka majandada, et see ongi nende ülesanne. Ja tahaksin öelda seda, et kui me räägime Luige lepikust või halvast näitest, siis võib-olla me peaksime mõtlema, et see oli kunagi puupõld, kus lagedale alale istutati ühesugused puud ja need jäid edaspidi mõistlikult püsimetsandusena majandamata. Jah, see ongi, et algus oli halb, jäi majandamata mõistlikult ja sellepärast ongi on praegu tulemus mitte kõige parem. Mul on plaanis sõna võtta, aga nagu häirima jäi, et riigimets ja riigimaa, aga riik ei ole nagu meie. Milleks seda riiki siis vaja on ikkagi meie oma kodanikel, et meie oma kodanikud saaksid siin normaalselt elada ja tegutseda. Ja siit tahaksin edasi minna nende piirangute juurde. Keelame, piirame, kõiki asju piirame. Ma võin neid hakata nimetama siin. Kui minna natukene kaugemale, siis näiteks meie Riigikogu kõige noorem kandidaat on öelnud, et me võime siin igasugust asju ette võtta, püüame innovaatilisi asju teha, kui ei tule välja. Siis meie riik on nii väike ja meil on nii vähe elanikke, et siis väga vähesed inimesed saavad ka kahju, kui asi ebaõnnestub. Tähendab, nende praeguste piirangutega on sama lugu. Et nagu niisuguseid õigeid küsimusi siin kuulata, võib-olla siis peaks veel mõne vähe parteist välja viskama, siis tuleks niisugused õiged mõtteterasid esitusele. Ja mis ma nüüd siin nagu kuulsin, et ka ütleme, mereala on nagu kuulub selle kaitse alla. Ja et Hiiumaa arvelt nüüd siis, et paneme kogu selle Hiiumaa mere ja metsa kaitse alla, et siis nagu mujal Eestis oleks nagu natukene lihtsam hakkama saada. Mul on muidugi metsa ka, aga mind nagu kõige rohkem ütleme, võib-olla puudutabki see mereäärne kaitseala. Olen nagu kutseline kalur ja hooldan rannaniitusid ja siin aastad tagasi, kui oli proua Pentus-Rosimannus, oli keskkonnaminister, siin Kärdlas kohtus inimest, siis ma küsin ta käest, et ma tahaks nagu lautri kohta endale oma maa peale ehitada. Ja ta nagu ei jõudnudki mu küsimust ära kuulata, kui siis tolleaegne
Keskkonnaameti peadirektor, kes siin saalis praegu viibib, ütles, et oot, Gunnar, et ära nüüd, küll ma ajan selle asja korda. Noh, ajaski nii korda, et sain varsti 3 lehekülje pikkuse kirja, kus öeldi, et see on nii väärtuslik maa-ala, see on maailma mõistes nii väärtuslik ala, et siin tohib mitte midagi teha. Ja nii ma siis nüüd käingi merel, lohistan paati siin 100 meetrit mööda liivikut, püügivahendeid, kala, sellepärast, et see kõik on niivõrd väärtuslik. Mis ma nüüd tahan sellega ütelda? Et ärme pingutame üle nende igasuguste piirangutega, laske inimestel elada. Ma ütleksin, et selle kaitseala puhul on ja nagu kõigi kaitsealade puhul alati kehtestatakse need piirangud minimaalsed. Et ka siin kaitsealal, et ei piirata jahipidamist, ei piirata kalapüüki, ei piirata rahvaürituste toimumist, ei piirata liikumist, välja arvatud need 100 hektarit Kassikaku elupaika. Et piirangud on minimaalsed. Kas kellelgi on veel küsimusi? Aitäh. Andrus Ilumets on mina. Ja minu küsimus lähtub sellest, et kõik andmed, mis meil on, viitavad sellele, et meie loodusväärtused on ju suurenenud. Isegi peale 68. aasta suurt tormi, millel järgnes 67, on Kõpu lageala täiesti kaetud ilusa männimetsaga. Minu all töötas legendaarne inimene Villem Lehtsalu, kes utsuulidega koos siis neid metsi kasvama pani, millel praegu on sihtkaitse ja labidad üles pandud ja kaitstakse neid metsi. Ja nüüd on niisugune küsimus, täitsa nagu pragmaatiline küsimus, et ma olen ettevõtja, 6 korda järjest olen ma võitnud riigihanke harvendusraies. Iga kord on see tagasi lükatud, me ei ole ainukad, olen võitja olnud. Et on tagasi lükatud põhjendusega, et see on liiga kallis. Et kuidas me kujutame nüüd ette, et kui teatavasti tagastamise ajast alates, 92. aastast alates, on jõudnud siis meie esimese põlvkonna metsad küpsusvanusesse. Ja sel ajal on tegelikult harvendusraied juba olnud ala teostatud. Ja kui me jätkame veel, lihtsalt matemaatiliselt on see 30 aastat on meil nüüd olnud, kui me jätkame näiteks järgmised 20 aastat, siis me keerame ju, ühesõnaga, siis me oleme ju kases, metsameeste mõelda, väljendis öeldes, me oleme kases, viisakalt öeldes. Et kuidas me nüüd seda lahendame nii-öelda selles võtmes, et teatavasti 71. aastast alates oleme me UNESCO biosfääri kaitseala, biosfääri ala territooriumil ja mille põhiprogramm on siis inimene ja looduskeskkond. Et nüüd selle pika jutu lõpuks tahakski siis küsida, et kelle eest me siis kaitseme, mille meie vähenev ühiskond, me praegu väheneme ja vananeme, on ise loonud. Ja teiseks, kui me isegi selliseid tavapäraseid unistuse harvendusraie võtteid ei suuda kinni maksta. Aitäh! Jaan Ugam, keskkonnakaitsus 1961 kuni 2000. Aga praegu võtan ka osa siin selles vanuses. Ja tõsi, minu valdkond oli veemajandus, Eesti veemajandus. Aga 20 aastat elan Hiiumaal ja võtan osa ka kõigest sellest, mis ma siin oma silmaga näen ja kõrvaga kuulen.
see on subjektiivne mulje. Kui ma sõidan praegu mööda maanteid Hiiumaal ja vaatan, kuidas varem lageraie suruti taha plaanile, metsakaitseribad olid tee ääres, aga nüüd üks lageraie teise järele. Ja kui me vaatame, mismoodi need puud seal välja näevad, siis tekib selline kiuslik ja kurvavõitu küsimus, et kas me siis tõesti varastame oma lastelaste taskust. Kas ei oleks need puud võinud lasta elada ja kasvada normaalse suuruseni või vaatame sadamas neid virnu või kui need on ka mõõdetud seal ära kõrvalt 25 sentimeetrit mannipalk, ta oleks võinud kasvada veel seal, ma ei ole metsaspetsialist, et oleks täispalk ka kujunenud ja see teeb meile kurvaks, miks see on. Aga kuna kõrvalt öeldes, veenub momenti, kuidas lehes kirjutati, see oli hulk aastaid tagasi, üks erametsaomanik kirjutas seda, et tema kavandab valikraiet ja rakendab valikraiet ja saab sellest kõige suuremat kasu oma metsast. Järgnesid vastukajad ajakirjanduses, kus teda mõnitati ja rumaluses süüdistati. Lageraie on see kõige efektiivsem moodus ja see asemele pannakse istandused ja siis öeldakse, põtrade arv on liiga suur, vähendame seda. Põdrad käivad läbi, nopivad sealt oma toidulaualt, need ladvad ära ja nii edasi. RMK ja muu saavad sellest kahju. Kui oleks valikraie, siis jätkuks seal toitu põdrale, ruumi lindudele pesitsemiseks ja inimesele ka olevikuks ja tulevikuks. Nii et ma arvan, et ka need riismed, mis siin on veel säilinud, et need võtta looduskaitsealasse, kahju, et rahvusparki ei saanud ja nii on see minu arvamus selle kohta, hoiame midagi ka tõepoolest lastele. Mis sellest, et ütleme üle maailma praegu loosung on tulu ja lõbu, kui saaksime ka raha kiiresti kätte, pärast meid olgu veeuputus. Ja kui jätame siin, nagu ta omal ajal Prantsuse Louis XV. Ja kui vaatame praegu siis lageraide aladel, mis seal kasvab, seal on tihe männivõsa ja paarikümne aasta pärast on võib-olla seal nagu Kõpus praegu näeme, on küttepuud, eks ole, kasemets seal kõrval. Ja kui jäetakse üksikud emapuud järel, niinimetatud emapuud, siis teine, kolmas tugevam tuuletorm või tuuleiig lükkab nad külili. Ja see on siis see perspektiiv praegu. Ja säilitagem seda, mis on väärt säilitada ja ärge elagem ainult rahale. Varsti annaks ka veebisena. Lähme ära, et ma annaks ühe ülesande, kui te siit ära lähte, et Hiiumaal on väga ilusaid hooldusraieid. Neid näeb väga tihti, et käige sealt läbi ja siis, kui te järgmine kord tulete, tulge peale järgmist suurt tuult, vaadake, mis siis on, eks? Ja Ergo Tasuja, vallavanem, pean minema ka kohe volikogu istungile. Tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et kuigi seadus ei kohusta, siis mul on väga hea meel, et see avalik arutelu toimus. On hea meel, et nii palju osalejaid on, see kinnitab veel, et see avalik arutelu on olnud vajalik. Ma arvan, et nii ettepaneku algsed avaldajad kui Keskkonnaamet on saanud siit ka väärt sisendit, et millised teemad vajavad rohkem avamist ja ma arvan, et ka siin saalis olijatel on olnud hea ülevaade, kui kohati erinevas infoväljas me elame ja millised on need erinevad vaated ja lähenemised, et ka see 2 tundi on selles mõttes olnud kasulik koos veedetud aeg. Aitäh! Et
annaks nüüd vahepeal sõna veebis olijatele, et sõna on soovinud, vaatan Paap Kõlar, et palun olge hea, lülitage oma mikrofon sisse, saate küsida. Ja tere, kas mind on kuulda? Ja on kuulda. Nii, kõigepealt sissejuhatuseks mul oleks siuke märkus väike, et kõik, kes sõna võtavad, võiksid ennast ennem esitleda, siis oleks arusaadav, kes räägib. Praegu on ainult üksikud inimesed ennast tutvustanud, enne kui nad midagi mõtteid avaldavad. Aga ma lähen küsimuste juurde. Te oma sissejuhatuses rääkisite 6 alast, mis on välja tsoneeritud, pruuniga tähistatud, näitasite neid ka kaardil. Kas võiks lühidalt selgitada kokkuvõtlikult, mis see põhjus oli? Need on ilmselt need valla ettepaneku alad nüüd 6 kinnistut, jah? Sama, kus sa oled. Pruuniga tähistatud kinnistut, te näitasite neid kaardil ka. 6 minu mälu järgi oli neid väikseid kinnistuid, mis on välja tsoneeritud. Kalana külas, jah? Ma ei tea isegi, kus. Minu meelest oli üle saare. Need, mis kaitse alt välja või? Jah. Jah. Et siin on see Paluküla terviserajad. Need on siis need riigimaa osad, mis on kaitse alt välja arvatud, aga põhjust ei ole veel ma kuulnud, et äkki te kokkuvõtlikult iseloomustate. Et need on need alad, mille osas RMK tegi ettepaneku, et need paluks välja jätta. Et Andres võib-olla saab täpsemalt põhjendada, aga näiteks see ala, mis sul praegu ekraanil on markeeritud, et see tegelikult, RMK nagu ettepanek oli see, et need väiksemad lahustükid, et need võiks mitte liita ja konkreetselt sellel alal on need väärtuslikumad osad kaitstud ka ilma kaitseala loomata, sest seal on vääriselupaigad ja natuurelupaiga tüübidega seal nagu killustatud ala, et need väärtuslikud osad säilivad niikuinii. Et selle telkimisala kohta sa võid Andrist seda täpsustada ise äkki. Siin oli jah, et siin on muud osad on juba maha raiutud ja vääriselupaigad ainult säilinud. See ala nüüd on Paluküla terviserajad ja seal RMK palus, et me välja jätaks, kuna seal on samuti väärtuslikumad alad, on juba vääriselupaikadena kaitstud ja siin on ka riigielupaigad, mis ka kaitse tagavad ja et mujal oleks siis tervisesportlaste käsutuses. Ja Kalana sadama juures jäeti välja 6 krunti valla ettepanekul, et oleks võimalik uusi elamukrunte, uusi elanikke siia meelitada. Selge. No sellest praegu hetkel piisab. Tänan. Oma ettekandes te viitasite ka, et kaitse alla olete eelistatult võtnud siiski vaid majandamata ja vähese inimtegevusega alasid ja antud juhul need alad ka tõenäoliselt seda siis kinnitavad, eriti just see viimane. Samas ei ole te rahuldanud Veespordikeskuse ettepanekut, mis puudutab tiheasustusala detailplaneeringuga kehtestatud ja juba üle veerand sajandi kehtinud veespordipiirkonda, kus on hoonestusõigus, kus paikneb rahvusvaheliselt tuntud veespordikeskus,
kus toimub intensiivne inimtegevus ja veesport nii kaldal, vees kui veepiiril ja millegipärast ei ole seda ettepanekut rahuldanud ja seda ei ole te välja tsoneerida nõustunud. Tegu on omamoodi veespordi sadamaga, et kas siis võiks ju kõik väikesadamad olla kaitse all järsku või kuidas nagu sellesse suhtuda? Jah, seda katastriüksust, mis kuulub riigile ja on teile kasutada antud, ei ole me välja jätnud kaitseala võetavatest aladest. Kuna me ei ole leidnud tegevusi, mis takistaksid seal selle kaitseala võtmist või mis takistaksid seal surfiga ja muude spordialadega tegelemist. Samuti küsisime selle kohta ka RMK arvamust ja nemad pooldasid samuti selle ala kaitseala võtmist. No selleks, et seda küsimust, sellest aru saada, peaks mõistma veespordi olemust laiemalt ja see ei koosne ainult veespordist, vaid see koosneb ka tervest reast tegevustest, mis toimuvad kaldal, ranna piiranguvööndis, kuhu on selle detailplaneeringu kohaselt ette nähtud isegi veespordi rajatised. Selleks on sisse lõige ehituskeeluvööndisse seal kehtestatud. Selles mõttes on kõik korrektne. Aga teil on jäänud kahe silma vahele mõned olulised nüansid. Nimelt sellises looduses tihjas toimiv veespordikeskus vajab väga spetsiifilist päästeteenust, juurdepääsu veepiirile, erinevateks päästetegevusteks, instrueerimisteks, koolitusteks, aga samuti ka merereostuse koristuseks ja nii edasi. See loetelu on päris pikk ja teie praegune eelnõu sisaldab ainsa juurdepääsu erandina veespordivahendi viimise vette kala püügiks. See on selgelt aegunud punkt, aga antud juhul sellisel kujul, nagu ta praegu eksisteerib, takistab see oluliselt sellise veespordikeskuse tegevust, selle tegevuse turvalisust ja tegelikult siin ei saa isegi rääkida mingitest väiksematest tagajärgedest, mis seal on ka olemas, aga tegelikult see kõik päädib inimeludega. Et ma nüüd kordan oma ettepanekut ja loodan, et see läheb kuidagimoodi ka protokolli, et vähemalt hoonestusõiguse ala, mis on juba kehtinud veerand sajandit ja veerand sajandit kehtib veel, tuleks sellest kaitsealast välja jätta ja antud juhul on selline ebavõrdne kohtlemine minu hinnangul täiesti põhjendamatu, piirab veespordi tegevust, piirab külastatavust, piirab üldist mainet. Et kas te saaksite seda kinnitada, et te olete nõus seda tegema? Ma võib-olla vastan, et selles mõttes, nagu Andres ka juba ütles, et see on tsoneeritud praegu piiranguvööndisse, eks ole. Ja piiranguvööndis on võimalik küsida kooskõlastusi erinevateks tegevusteks, sealhulgas ehitustegevusteks. Et see ei ole seal nagu vaikimisi ju keelatud. Kuulge, ma saan aru sellest, see ehitustegevus on seal juba kaetud ja sellega on nagu küsimust ei ole, jutt ei ole ehitusest praegu, jutt on inimeludest, et ma loodan, et te saate must õieti aru, kui näiteks Ristnas teatud ilmadega tekib nähtus, mille nimi on põhjahoovus
ja mitu inimest vajavad operatiivset päästet, siis ei ole võimalik pöörduda Keskkonnaameti poole ja taotleda mingit eriluba selleks, et pääseda randa neid inimesi päästma. See tuleb lahendada ennetavalt. Selleks ei ole muud võimalust praeguse kehtiva seaduse raames, kui see, vähemalt see kinnistu arvata kaitsealast välja. Väga lihtne lahendus on. Seda enam, et sellele kinnistule kehtib nii või teiseti selles piirkonnas rannapiiranguvöönd on ju seal niikuinii kehtib. Ja näiteks ma võtasin selle ehitamise jutul ka seda, et ehitamine on ka tee rajamine, kui see peaks olema vajalik. Ja teiseks, kui on ikkagi hädaolukord ja on vaja päästemasinatel pääseda ligi, siis see on võimalik. See ei tule sellest eelnõust selgelt välja, tekitab vaidlusi ja järelevalve ja päästetööle menetlusi. On küll, see on toodud, et ka sõitmise keeld ei kehti päästetöödel. Aga koolitusel, instrueerimisel, aga puuetega inimeste vette ja välja toimetamisel, see puudub sealt. Veespordikeskus ei saa toimida aegunud õiguslikel alustel. Tähendab, antud juhul kehtestatakse kõige leebem kaitsevööndi režiim, piiranguvöönd. Seal on juba olemasolev ranna piiranguvöönd, mis on kogu Läänemere rannas Eesti riigis. Ja see on rangemate piirangutega kui see, mida me praegu kehtestame. No aga seda enam pole põhjust lisapiiranguid kehtestada. See ei takista teil seal ei päästmist ega ka invaliidide teenuste osutamist. Üks asi, mis lisandub, on see, kui te seal ehitate, et seal on ka loodusväärtused, et te peate oma ehitustegevused rohkem kooskõlastama Keskkonnaametiga, et me saaksime koostöös leida parimad lahendused, et oleks teie huvid kaitstud ja et oleks ka loodusväärtused kaitstud. Ja minu mure oli selles, et antud eelnõu kohaselt need huvid ei ole kaitstud ja hakata tagantjärgi neid huvisi kaitsma teiega läbirääkimistes tundub suhteliselt perspektiivitu senise praktika kohaselt. Et korrektne oleks juhul, kui te soovite selle kinnistu kaitse alla võtta, siis see seal ka lahti kirjutada detailselt, mis on lubatud, mis ei ole lubatud ja see eelnevalt kooskõlastada, mitte tagantjärgi iga juhtumi põhiselt. Samuti ma tahaks, et te selgitaksite juhul, kui see kinnistu välja tsoneerida, mis siis kaitseta jääb teie hinnangul, sest et te ise ütlesite, et see on juba piiranguvöönd, mis on veel kangemate piirangutega. Mis jääb kaitseta, kui te selle kinnistu välja arvate? Kaitseta jäävad need kaitsealused liigid, mis seal on. See on liiv. Te olete nimetanud 2 liiki seal, need on liiv ja rohi. Ei, mitte ainult. No, te olete nimetanud vastuses need liigid, teise kaitekategooria liigid, milleks üks on rannaliiv. Siin te eksite. Selles mõttes ma nüüd, kui mulle tundub, et võib-olla veel täiendavaid asjaolusid, mis teile muret valmistavad, et siis võite meile need uuesti kirja panna ja ma lihtsalt mainin seda, et kõik esitatud ettepanekud me kajastame seletuskirjas ja seletuskirja me lisame ka Keskkonnaameti seisukohad neile. Ja siis järgmised menetlusetapid saavad samamoodi hinnata, kas meie seisukohad on olnud jäävad jõusse või on vaja midagi veel ümber vaadata. Selles mõttes, et meie ju ei tee ka seda lõplikku otsust. Olgu, ma saan sellest aru.
ma hea meelega annaks nüüd vahepeal sõna ka Liis Kuresooja. Ma korraks kokkuvõtteks lihtsalt ütlen, et teie olete viidanud ka mõjudele ja kompensatsiooni mingisugustele mehhanismidele punktis 5 seletuskirjas. Samas antud küsimuse kompensatsioone see mitte kuidagi ei puuduta ja inimelusid kompenseerida ei olegi võimalik, vähemalt mitte nende meetmetega, mis teil seal loetletud on. Ja kokkuvõtteks ütlen nii, nagu siin on ka väga paljud teised öelnud ja nagu me oleme ka kirjalikult väljendanud, et sellised muudatused, mis teil on plaanis, vajavad kindlasti korralikku ja põhjalikku sotsiaalmajanduslikku analüüsi, sealhulgas majanduslike mõjude, samamoodi millised on täiendavad vahendid Keskkonnaametile, mis sellest eelnõust tulenevad koos siis nende vahendite otstarbeka kasutuse nagu lahti kirjutamisega, et ma arvan, et ma ei ole ainus, keda see huvitab. Tänan. Aitäh, täitsa mõistame teie seisukohta. Aga Liis Kuresoo, sul on käsi püsti, et palun lülitada oma mikrofon sisse. Me ei kuule sind. Me kahjuks ei kuule sind, ma ei oskagi öelda, miks. Aga üks variant on see, et saad kirjutada küsimuse vestlusaknasse, ma võin selle ka ette lugeda, aga millegipärast mikrofon ei toimi. Jah. Liiga, kui ma ootan, kas Liis oma küsimuse kirjutab või saab mikrofoni tööle. Kas ma küsin vahepeal, kas on saalist veel kellelgi küsimusi? Ma saadan sulle personaalselt pärast. Mul on see kiht olemas arvutis, ma praegu ei saa otsida siin. Liis küsib, mis on nende 140 hektari metsade väljavõtmisel. See on tegelikult Keskkonnaameti kodulehel on olemas see link. Vabandust, siin ilma mikrofonita vahepeal saalis, aga loen uuesti ette Liis Kuresoo küsimuse, et palun põhjendada, miks või mis on nende 140 hektari metsade väljavõtmise põhjendus. Ja tegelikult Andres seda põhjendas ka, et seal kaardi peal, et need on need RMK ettepanekud, et kas te saate äkki korrata? Jah, hästi. Ma kõigepealt täidaksin ühe võla, ma rääkisin ka, et lubasin pärast näidata, et mis ala siis juurde tuleb. Et praegu ongi kaardil näha ka see ala, mis siis juurde tuleb. Et see oli siis Eesti Keskkonnaühenduste Koja ettepanek ja RMK nõustus sellega. Et saan aru, et küsiti, et mis välja arvati. Need jäeti välja, kuna nad ei moodusta eraldi kompaktsemat ala ning siin on juba osa metsa maha raiutud ja see, mis on alles, on vääriselupaikadena kaitse all. Siin oli lihtsalt nii sportlased, kellele see Hiiumaa Spordiliit, kellele see on antud rendile, nagu ma aru sain. Ja ka RMK mõlemad soovisid, et siin samuti ei seataks looduskaitselisi piiranguid, et siin on juba olemasolevad vääriselupaigad ja liigi kasvukohad
et nendega nad arvestavad, aga et terve see ala ei oleks piiranguvööndina kaitse all. Ning Keskkonnaamet soostus sellega. Ja kolmas ala on juba räägitud siin Kalana sadama juures, et nende 6 katastriüksuse osas sai Keskkonnaamet vastu tulla valla soovile ja nende alade puhul neid ka kaitse alla ei võeta. Riigimetsaalad jah, seal 2000. aastal kohalik omavalitsus tegi detailplaneeringu ja määras nendele katastriüksustele elamumaa sihtotstarbe. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Et kui teil tekib veel küsimusi, siis Keskkonnaamet on avatud. Võite meile kirjutada või helistada, et meil on veel natukene siin analüüsimist ja me peame täiendama eelnõud ja seletuskirja ja panema kirja kõik teie poolt esitatud ettepanekud. Ja loodame, et üsna pea saame selle menetlusega edasi minna, et järgmisena siis läheb see menetlus Kliimaministeeriumile, kes siis omakorda siis valmistab selle ette Vabariigi Valitsusele saatmiseks. Et me teame, et meil on veel 2 kirja vastamata, nendele me vastame ära esimesel võimalusel. Ja kui keegi tunneb, et tema küsimus jäi vastamata, et siis Andresele kirjutada, Andres Miller. Jah, andres.miller@keskkonnaamet.ee. Et samuti palun mulle kirjutada nendel, kes soovisid seda linki, kus on need soneering peal. Et siis mul ei lähe meelest ära, mul on kirjana silmes. Tohib ma veel nii palju ütleks, et minu arusaamist mööda kindlasti ei ole ju see protsess sellise eesmärgiga, et kuidagi pidi bürokraatiat kasvatada või kohalikke elanikke mingilgi moel ahistada. Eesmärk on hoida seda Hiiumaad, mis meil on. Ja kui tõesti tekib selliseid küsimusi, et mingisugused piirangud siin konkreetsel juhul, eks ole, ei ole arusaadavad või nad toovad kaasa sellist sisutühja paberimajandust, siis neid kindlasti ongi selles kohas õige esile tuua ja minu arust väga hästi on seda teinud just jahimehed, hästi konstruktiivsed, põhjendatud vastuolud, eks ole, et saaks jätkata nad oma tegevusega sellisel moel, nagu nad seda teinud on ja kuna siin eesmärk ei ole jahti kuidagi pidi takistada, siis said need küsimused lahendatud. Ma arvan, et täpselt samamoodi peaks lähenema kõikide nende detailsete probleemidega, et kui sellega kaasneb selle piirangu või selle kaitseala sünniga kaasneb täiesti põhjendamatut halduskoormust, siis seda piirangut ei olegi vaja. On vaja ainult neid piiranguid, mis hoiavad seda Hiiumaad, mida me hoida tahame, neid metsi, mis siin on, eelkõige metsi ja kõik need küsimused, ma usun, et loodetavasti Keskkonnaamet veel vaatab üle, mis siin õhku on jäänud, et sellised detailid ei tohiks küll takistada seda asjaga edasi minemist. Aitäh! Ja, aitäh! Me kindlasti vaatame need veel kõik uuesti üle, isegi juhul, kui me oleme vastanud, et kui meil tekib veel mõne asja osas kahtluseks, me siis vaatame need üle. Aga on kellelgi veel või loeme siis, tundub, et kellelgi rohkem küsimusi ei ole. Siis meie väga täname, et tulite, osalesite, et loodame, et saite asja selgitustest aru ja need olid piisavad.
aga ma tänan ja kui tekib ka koduteel mingeid küsimusi, siis alati ju võite mulle kirjutada, et ma vastan nii nagu oskan. Aitäh!